100,7 megahertsi. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Raadiokuulajad ei kuulnud, aga mina kuulsin. Heimar ütles siin saatuslikud sõnad just hetk tagasi, et saab näha, kuidas see jaanipäev siis läheb. Tõepoolest seda näha saame, sest saade Esmaeeter on 22. juunil hommikusel ajal kell 8 aasta 2026. Õues juba kogub päeva kuumus hoogu ja eilse Leitsaku peale tuli väge väike. Täna ei ole vist väga vihma loota, et peame siin päikse ja valavaga läbi saama, aga uudised on samuti kuumad, isegi nii kuumad, et Heimar mulle saladuskatte all seletas, et ta üks õhtu võttis lausa mitu tundi jutti kohe muretseda ja vabistada selle ilmaelu pärast. Räägi täpsemalt. No tere hommikust, head raadiokuulajad, tere hommikust veel kord Meelis ja siis ütleme siis, kuidas nüüd öelda, seda ilusat jaani aega kõigile, saabuvad jaani aega kõigile, et oleks meil õnnelik ja ilma pahandusteta ja et oleks ikka ilus suvi, et vaata, hakkad juba selliseid sõnu ütlema, et oleks ikka hea ja nooremas peast nagu ei mõelnud, aga tõepoolest see asi on ju nii keeruliseks läinud maailmas, et siin mitte midagi ei tea, mis tuleb tunni aja pärast või 2 tunni pärast. Ja siin on see asi, et mul ongi esimeseks teemaks täna pandud siin Meelis ajakirjandus. No mulle tundub, et me oma Eesti ajakirjandusega, mida meil küll ajakirjandus nii-öelda need mogulid või meie need miljonärid, kes juhivad seda ajakirjandust, õigemini kontrollivad ja kes on siis omanikud, on tulnud selline asi, et meil on see ajakirjandus kuidagi jäänud ühekülgseks ja oleme niimoodi pidevalt uudiste vaeguses ja tõelist pilti nagu ei näe. Kas sul ei ole selline mulje jäänud, kui vaadata suurt meediat meil? Et uudiste vaeguses või? No kuidagi poolikud ja täispilti ei saa, mis siis toimub ja ühepoolne ja kuidagi peale surutud arvamusi, aga ma ei tea, mind häiriks. Vähemalt on väga fantaasiaküllane, võta näiteks minu lemmik kolumnist Rainer Saks iga hommikul lööd tema selle kolumni lahti, mida ei olegi keeruline teha, see on Postimehes number 1 ja siis saad väga fantaasiaküllaseid pealkirju lugeda. Tõsi, ma ei malda ülejäänud tekstisse väga süveneda, sest midagi väga meelepärast sealt tulemas ei ole, aga lihtsalt ühe asja pealt nii palju üles ehitada ja toredat propagandat teha, see on ikka meistriklass. Muidugi sa pead olema ka aldis kõike seda lugema, mina näiteks ei ole. No sa pead seda ka kuulama ja ma ütlesin niimoodi, et mina ühe ootamatu oli mulle ühe proua arvamus, see oli 3-4 päeva tagasi, ma siin suhtlesin inimesega siin samas Põlva tänaval ja kuulsin ootamatult, et see oli naiste rahvas, ütles niimoodi, ma enam ei kuula Eesti raadiot üldse, kui ma vaatan uudiseid, siis natukese internetist ja ma kuulan raadios muusikat. Ma ei suuda seda, kuidas ta ütles, no umbes mõte oli roosa mannat enam ära taluda. Ja huvitav on see, et see pole esimene inimene, mul on ka oma tutvusringkond ja siis ma kuulen üha
et enam ei jätku nendest raadiouudistest, no ma pean silmas need peavoolumeediad praegu, siin Sinu raadio ja see räägib ikka rohkem asjadest, aga et kuidagi ühekülgne ja ütleme siis niimoodi, et ma isegi arvan, et see meie meedia ühekülgsus ja ütleme selline pooltõdede rääkimine, ta on isegi Eesti seisaku põhjus. Ma isegi imestan, et sina jaksad nii palju meediat tarbida, sa alati räägid, kuidas sa kuulad 100 raadiojaama, kõik lehed on teil koju tellitud, et ütleme, rahvakeeli üle ei viska siis või? Tähendab, mind üle ei viska, ma tõepoolest kolistan mööda maailma ringi ja näiteks ma nüüd kuulan ka Iisraeli raadiot. Mis keeles nad räägivad seal? Venekeelne, see on see venekeelne teenistus, vene keel sellepärast, et siis kuuled ka Venemaa kohta, kui sa kuuled need ingliskeelse, püüad seal sellest pilti saada, see on kogu, nagu see läänemaailm kõik ei jõua ju ära kuulata ja arvestada kõigi asjaoludega. Aga, ja siin ma ikka kuulan neid ja kui see sama siis, nagu sa ütlesid, see Saks tuleb rääkima Ukraina uudistest, siis ma vaatan, pealkirjad on vapustavad Delfis. Teen lahti, no ma ei leia seda rida seal teksti sees, mis on pealkirja pandud. Otsin ja ei leia. Liidis ka pole välja toodud seda, et selline hirmus niisugune meelitamine on pealkirjaga, aga sa seda sisu nagu teada ei saa. Ja mis on põhilugu on veel selles, et vaata, et ma ära nüüd ei unusta, ma ütlesin, et see on Eesti seisaku põhjus. Eile ma kuulsin nüüd täpselt, see oli siis selles EKRE raadiojaamas, räägime asjast, seal on see isa-poja saade ja seal tuli välja, et Eesti Pank, ma ei tea, kas sul oli see uudis või ei ole olnud, Eesti Pank ametlikult tunnistas, ametlik formuleering ja see oli selle endise vahelduspanga esimees, nüüd oli Kaasik. Endine panga esimees ja ta ütles, tsitaat, Eesti majandus on jätkusuutmatul kursil. Eesti Panga arvamus. Eesti majandus on jätkusuutmatul kursil, mida siis kohe tõlgendati, et on pankroti lähedal. Huvitav, et inimene tahtis Eesti Panga pealikuks minna, kui majandus on jätkusuutmatul kursil. Et... Ei, see on eelmine ütles, kes lahkus. Eelmine ütles, ma mõtlesin, see uus ütles. Uus ei oska midagi veel öelda, tuli välja, et ta vist ei ole väga kõva, ma ei oska võtta sõna. Aga eelmine lahkuv ja ütles jätkusuutmatul kursil, muidugi tekib küsimus, et kus siis varem oli kõik see mõtteavaldus ja miks varem ei tehtud. Et olukord on tegelikult vapustav. Ja siin on niimoodi, et näiteks need Helmed arvasid niimoodi, et võib-olla, see on nüüd jällegi selline teooria, mida võib välja naerda või mitte, et mine sa tea, võib-olla meie Reformierakond ongi võtnud suuna vabariigi pankrotile, majanduslikule pankrotile. See tähendaks, et saaks juhtimise Euroopa Liidu alla. Ministrid jäävad alles, peaminister jääb alles, aga majandus kontrollib siis Euroopa Keskpank, Euroopa asjatundjad, võib-olla IMF ja vastutust ei ole ja nemad hakkavad siin meile uusi makse panema, aga Jürgen Ligid ja kõik võivad rahulikult jalutada siis niimoodi looduses ja palk jookseb, aga Euroopa juhib. Et sellised asjad. Ja siin ma tahangi öelda, miks ma seda praegu nüüd seon, et see ajakirjanduse ühekülgne valgustus, näiteks ajakirjandus varem pole öelnud, et me oleme jätkusuutmatul kursil. Ometi oleks võinud öelda seda 3 kuud tagasi, aasta tagasi, 2 aastat tagasi. Seda pole öeldud. Pidevalt olid Eesti need uudised majandusest raadiojaamades ja lehes igal pool Postimehes, rohkem meil polegi lehti, Postimees ja Õhtuleht ongi jäänud. Et ikka meil homme hakkab paranema, on esimesi märke, meil on tunda, eks ju, et nagu me oleme rääkinud, et kohe läheb paremaks ja kannatage veel ära. Ja teine pool selle asja juures on, et mis on meedia puudus, meil ju rahvas rääkida ei saa. Sinu raadiosse siia, Kagu raadiosse võid tulla rääkida, seal on väga huvitavad autorid üle maailma, väga erinevad arvamused, meeldib ei meeldi, aga põnev on kuulata ja räägivad targad inimesed. Aga kui me vaatame praegu seda peavoolumeediat, siis seal enam kuulajate osa või lihtrahva osa Postimehes on ühed ja samad autorid, absoluutselt ühed ja samad,
sama on enam-vähem Delfis on sama autorite ring, siis raadio, Vikerraadio, Riigiraadio sisse helistamine on kahanenud 10 minuti peale enne kella 2. Keegi siis saab ära rääkida, oi, rohkem aega, palju rohkem rääkida ei saa. Oli kunagi Vingu Viiul, kus rahvas tuli pool tundi võis rääkida, mis ta elust arvab. Kuku raadio sisse helistamine on ära kaotatud ja mis eriti hinge nagu riivab, näiteks meie siis see Postimees on meil see paberleht, no juhtiv ajakirjanduse väljaanne paberi peal ja enam ja ei ole ka veebis. Lugeja kirju enam üldse ei ole. Et inimene kirjutab sinna, kuulge, mis te arvate, mulle tundub nii, et see asi on jama. Noh, need oleks olnud kõige huvitavamad leheküljed, kus saaks lugejate kirju avaldada. Aga pole ja rahvas ei saa riigiga suhelda, referendumeid meil ei tehta, mingi küsitlused on, mulle tundub, tihtipeale kallutatud, üle 70-stega ei räägita, kuigi on suur valimisgrupp, eks ju, või valijate grupp. Et no kuidagi imelik on see asi. Ja samal ajal meil on jäänud siis tähendab ainult valimistele minek ja valimised on ka e-valimised. Seal ka rahvas ei saa oma sõna öelda. Et on täiesti tekkinud selline sein riigi või ütleme, no riigi on raske öelda, ütleme, ja valitsusringkondade meie eliit sõna ma enam ei julge kasutada, meie nomenklatuuri ja rahva vahel. Meil ei olegi enam eliiti. Mulle tundub, vaimueliit on vait, ei julge rääkida, kaotab oma preemiad ja oma lepingud ära ja poliitiline eliit ainult ajab meile udu silma, eks ju, ja ajab udu juttu. Nii et rahvaga seda sidet ei ole ja ometi meil on öeldud põhiseaduse 45. paragrahv, ma kirjutasin välja, ütleb, et igaühel on õigus vabalt levitada oma ideid, oma arvamusi, oma veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Ma tahan teada, kuidas moodi ma saan oma arvamust avaldada? No, siin avaldad praegu. No praegu avaldan, aga annaks jumal, et saaks veel ikka. No see võib minna ka näiteks kaubamaja ette seal oma avaldust kuulutada valju häälega. Ei tea, kui see on kaubamaja maa, siis löövad välja muru peale, see on teepeendra peale. Mujal pole mõtet olla, seal hüüd ja hääl kõrbes üksi. No võib-olla Intsikurmu lähed, kui kontserdi pole, võid üksi minna lavale ja pidada kõvad kõned maha. No jah, kui see oleks võinud jaanitulel ootamatult lavale karata näiteks. Mind oleks ära viidud. Veski käest mikrofoni ära krabanud ja oleks oma avalduse teinud, oleks kohe mitu tuhat inimest kuulnud. Ja selle kohta, mida ma praegu räägin, Meelis on väga hästi, ma ei tea, kas sa loed, on see Noam Chomsky, see on see Ameerika kõige kuulsam ajakirjanduse kriitik ja ajakirjandusteadlane ja ma tsiteerin teda, ta ütleb niimoodi, see on siis läänemaailma kohta, kapitalismi kohta, kuhu meie ka oleme ju nüüd kõvasti 2 jala ja 3 jalaga sees. Raha ja võim suudavad välja filtreerida trükkimiseks ja avaldamiseks sobivad uudised ning võimaldada valitsusel endale kasulikke sõnumeid avalikkusele edastada, mitte neid sõnumeid, mida rahvas ootab. Ja nii ongi. Ja meil on uudised on saanud meil propagandaks. Ja ma alati siin, kui kellegagi räägime sel teemal, ja tuleb tihti peale ette sel teemal rääkida, et meil on ajakirjandus muutunud umbes samasuguseks organiks, nagu oli meil päris orjuse ajal kirik. Talumees läks koos oma naisega pühapäeval pidi minema kirikusse, seal ta müts käes sisse istus või tõusis üles ja siis kantslisse kirikuärra talle näppu viibutades kogu aeg luges peale sõnu, et sa ei tohi härrale vastu hakata ja sina oled rumal, sa ei tea midagi ja sina hoia suu kinni, kuula, mida mõisahärra ütleb ja et sa siin palju seda häält ei tõsta ja ole enam-vähem vakka. Ja talumees kuulas, kui ta oleks hakanud midagi seal kirikus vastu ajama, siis öeldakse, et oled uskumatu ka, eks. Et ei mata sind üldse surnuaeda pärast. Ja siis oligi niimoodi, pärast ta läks siis, naine ootas vankri peal, läks tegi seal siis seda, me oleme rääkinud sellest ju siin saates, läks tegi seal siis natuke seda viina ja ajas meestega juttu, läks koju ja jälle nädal pärisorjust algas. Aga praegu on samasugune olukord. Praegu on pereisa, mitte pärisori, vaid pangaori. Ja tema kuulab samamoodi seda raadiosaateid, kuulab, kus ainult manitsetakse, et valitsus on hea, kõik läheb hästi, homme on veel parem, me pole kunagi nii hästi elanud.
Noh, ja siis, kui sa nüüd hakkad midagi vastu rääkima või tuled Toompeale mõnele meeleavaldusele ja sinu näokene võib äkki vilksatada AK eetris, siis võid arvata, et sa võib-olla ülehomme enam tööle ei ole oodatudki üldse. Ei saa tööd, ei saa laenu ka, pank lõpetab ka su laenu või anna sulle laenu. Et niimoodi tulebki välja, et me oleme täiesti, ütleme siis ajakirjanduse mõju all ebaausa ajakirjanduse suures osas, ma ütleksin, ja kui me vaatame Ukraina uudiseid, no mina väga palju käin neid vaatamas. No siis on nii, et oleneb väljaandest on ühes küljest on juba Putin 3 korda maha lastud. Muide, Alla Pugatšovat ma olen lugenud ära, on 5 korda tulnud tema surmateadet viimaste aastate jooksul. No sellised väljamõelised. No see on äärmuslik. Et niimoodi see olukord on, et Ukraina sõda on ka väga nii-öelda kallutatud info. Ega me ei teagi, mis seal praegu on täpselt. Aga sama, et ma pole üksik hääl kõrbes, näiteks selline tark mees Veiko Vihuri, tema on filosoof ja vaimulik ja teadjamees ja rahvamees ja tema nüüd Markus Järvi saates Objektiiv rääkis seda teemat kuigi juba aasta tagasi, aga pilt on samasugune. Kuulame, mida nüüd üks tark mees minu sellise niisuguse, kuidas me öeldi, võib-olla liiga emotsionaalse jutu kohta ütleb. Et kuulame Veiko Vihuri siis saates Objektiiv Markus Järvile rääkis selle meie meedia kohta siis järgmist. Palun, kuulame. Aga võtame selle peavoolumeedia, mida on ju nimetatud ka hellitavalt demokraatia vahikoeraks ja millest tegelikult on minu arvates kujunenud selline režiimi ketikoer. Ma just olen kasutanud mitu korda seda kujundit, et selle asemel, et toimida demokraatia vahikoerana, haukuda seal, võtta sõna seal, kus me näeme, et valitsejad, kus režiim, kus süsteem rikub demokraatia põhimõtteid, teeb midagi valesti, mätsib midagi kinni, kus on mingisugune korruptsioon ja nii edasi, siis selle asemel pöörab see sama meedia vahikoer ringi ja hakkab ründama omaenda kodanikke, omaenda riigi kodanikke, omaenda lugejaid ju põhimõtteliselt, kes juhtuvad olema nii-öelda valedel seisukohtadel. Ühesõnaga, meedia on kaotanud meie demokraatias selle rolli, selle koha, mis seal peaks olema. Selleks, et demokraatlik ühiskond saaks toimida. Ja ta on muutunud selliseks režiimi toetavaks, režiimi positsioone kinnitavaks ja kaitsvaks instrumendiks, mis lastakse lahti, mille kett antakse järgi siis, kui seda nii-öelda režiimi vastaste või dissidentide või mingisuguse alternatiivi väljapakkujate peal nagu vaja näidata, et ei saa midagi siin nii vabalt tegutseda. Nii et üldkokkuvõttes taandub see lõpuks sellele, et mis siis on nagu Eesti koht üldse demokraatia indeksis. Et võib-olla pannakse ka meid esikohale, sest me oleme globalistide ja sellise liberaaldemokraatliku režiimi neid taotlusi ja kavasid ja plaane nagu kõige edukamalt ellu viinud, vääriksime vast küll sellist ülemaailmset esikohta, aga tegelikult meie kodanikud, meie elanikud, meie valijad kogevad võimu võõrandumist ja seda, kuidas see nende heaks, vähemasti nimeliselt nende heaks loodud riik enam ei teeni neid. Ja täpselt samuti ka meedia, mis peaks seisma siis rahva poolel, ei teeni enam seda rahvast, vaid teenib kedagi muud. Vaat niimoodi siis rääkis Veiko Vihuri selles saates, muusika torts tuli ka veel otsa ja ma ütleksin niimoodi selle meedia teema jätkuks, mis pärast üldse ma täna hakkasin saates rääkima, mul oli nädal tagasi konkreetne kogemus, võib-olla on huvitav kuulata, ma lühidalt ütlen, möödunud laupäeval 13. kuupäev oli see
mitte möödunud, vaid nädal tagasi, 13. juuni. See on meil Eestis selline tähistamatu aastapäev, see on omandireformi sünd oli siis 13. juunil 91. aastal ja see ülekohtune omandireform, mis lõhestas Eesti 2 või 3, on kestnud 35 aastat ja läinud siis sellel 13. kuupäeva laupäeval oli 35-aastane nagu aastapäev sellel äärmiselt õnnetul omandireformil ja Üürnike liit on Eestis olemas, suur võimas organisatsioon, kus on siis need omanike tavalised üürnikud on liikmed ja on siis need kodu kaotanud üürnikud ja sundüürnikud liikmed ja me tähistame seda aastapäeva, see oli omandireformi käigus, ma veel kord kordan, ametlikud Rahandusministeeriumi andmed, ma olin selle komisjoni liige, omandireformi komisjoni, valitsuskomisjoni liige, ametlikel andmetel Eestis meelis tõsteti tänavale oma kodudest välja 91. aastast peale 35 aasta jooksul 25 000 perekonda või siis umbes 70 000 inimest jäi ilma oma kodust. Riik ei andnud mitte midagi vastu, mitte midagi ei teinud. Need on lindpriid tänavale tõstetud inimesed. Ja meie seda Üürnike liit siis tähistab seda aastapäeva, see on meil teine leinapäev, üks on siis see 14. juuni, kui oli see Siberi küüditamise aastapäev ja meil on siis Üürnikel on oma aastapäev ja tahtsime siis meedias esineda ka, et tähistame seda ja et kuidas see asi edasi läheb, peaks minema ja saatsime toimetustele kõikidele materjalid, artiklid, pikad, võimsad ja sisukad. Peale Õhtulehe mitte miskit, mitte midagi kuskil vastukaja ei ole. Ja nüüd on niimoodi, et sel laupäeval ma olin sunnitud, ma pärast näitan sulle, ma ei tea, kas Õhtulehte loed või ei loe, me olime taas juba mitmendat korda sunnitud tellima reklaamiteksti Õhtulehte lehekülje, kus oma mure ära rääkida, et 70 000 inimest on lindpriiks kuulutatud, kodud ära võetud, kompensatsiooni pole makstud, 25 000 perekonda õnnetuks tehtud, riik on lõhestatud, lapselapsed meenutavad siis vanaema, vanaisa elamist, umbes, et kui õudne aeg oli see ülemineku aeg ja sa ei saa neid siis sinna seda meediasse ja tuligi siis teha ja tellida reklaamtekst jälle. Et see näitab, et kui selline suur elanikkonna grupp 70 000 inimest, no paneme sinna juurde kaaskannatajad, sugulased ja tuttavad, kes ka elasid kohutavalt kaasa, kui inimesed tõsteti koos mööbliga majast välja, keegi võttis võib-olla kedagi enda juurde elama, aga tragöödia suur, kusagil 100 000 inimest ja riigi kurss on need õnnetuks teinud ja meil ei ole võimalust Eesti ajakirjandusse minna ja rääkida sellest või vähemalt siis küsida, et ajakirjanik räägi ise meist. Ja seda ei ole võimalust teha ja sellepärast ongi, et see meedia on ja side rahvaga ja ajakirjanduse side lugejatega on äärmiselt õrn, ühepoolne. Ja rääkisime omandireformist, ma võtsin ühe helilõigu, see on nüüd siis, kui oli 20 aastat omandireformist, siis üks Eesti telejaam, ma ei hakka nime nimetama, tegi siis seal ühe telesaate ja lihtsalt kuulame selle iseloomustamiseks üht katkendit selles telesaates, kus siis Üürnike liidu eestvedaja ja kuulus majandusprofessor Vello Rekkaru tuletab meelde, et ka Mart Laar ja Juhan Parts, Liia Anni oli ka seal mängus, et nad täna siis tegid reformi, said endale elamised kuidagi omale nii-öelda kombineerida, aga võib tulla muutus ja homme on nad rentnikud või on nad homme ka nemad üürnikud. Ja siis üks Tallinna linnaametnik tunnistab selles väikses lõigus, et näiteks see oli siis üks periood väike, et oli seal mõne kuu jooksul tulnud 400 taotlust majade tagastamiseks, aga linn sai rahuldada või lükkas tagasi 200 neist, need olid libataotlused, nii-öelda sulid ja õnneotsijad tulid siis võltsitud paberitega neid maju endale saama. Ja lõpuks siis Liia Hänni ütleb, et jah, on küll kahjuks 25 000 perekonda välja aetud, aga me peame jääma ikkagi inimesteks. See on nagu ajalooline irve, kuulame seda hetkeks, see on hästi lühikene telesaates siis üks helilõigukene audiolõik. Võib-olla seni, kui Mart ja Juhan jagavad, tuleb hoopis kolmas mees ja me järsku üllatusega märkame, et
et nii Mart kui Juhan on rentnikud, on sulased ja peavad minema paluma üüri allalaskmist uusrikka, uusomaniku, mitte eestimaalase peremehe käest. Ja linnakomisjonis on praeguseks läbi vaadatud 400 taotlust ja nendest 200, umbes pooled on tunnistatud siis osaliselt või täielikult põhjendamatuks. Ja ma ütleksin nii, et me oleme küll omanikud või osa meist on omanikud, aga eelkõige oleme me ikkagi inimesed. No see lõpus oli nüüd Mart Laari valitsuse reformiminister Liia Hänni, kelle juhtimisel see omandireform suuresti läbi viidi. No kui sa kuuled seda, mis ta nüüd ütleb, eks ju, ta on tõstanud välja 70 000 inimest, rikkunud 25 000 perekonna õnne ja ta tuleb, ütleb, me oleme küll saanud uuteks omanikeks, aga me oleme jäänud inimesteks. Kas see on siis inimeseks jäämine, kui sa teise kodunt välja ajad? Eestlane eestlast. Siin ei ole mitte Stalini režiim ega Venemaa, kes natsionaliseeris korterit, see on teine teema. Et vaat sellised mõtted tulevad selle meediaga pähe siin enne jaanipäeva kahjuks. Aga noh, jah. Ja kui sa vaatad siin, et meil on see omandireform on Eestit lõhestanud, uurimused näitavad, et mitmes lehes on see lõhenemine olnud. Ja ei saagi, need perekonnad praktiliselt ei saa kunagi andestada, et neid küüditati tänavale, mitte Siberisse, aga oma eestlased küüditasid eestlasi tänavale. Ja seda pärast seda, kui õnnestus taastada oma iseseisvus. Suur õnn oli meil lauluväljakul ja siis iga 7. Balti ketis seisnud inimene kaotas oma kodu Eestis, see on statistika. Ja kui sa nüüd vaatad, kuhu me siis oleme jõudnud oma lõhestatud Eestiga, siis praegu värske uurimus, mind pani see üllatama, see on pikk, ma ei hakka kõike numbreid lugema, aga kokkuvõttes on umbes selline, et umbes pool elanikkonnast ei kavatse ega ei saa jaanipäeva tähistamiseks lisaväljaminekuid teha. Ei ole raha. Tuleb jaanipäev ja pooled perekonnad Eesti või pooled küsitletustest vähemalt ütlevad, et mul ei ole raha ega ma siin mingit pühade ostu teha ei saa. Kõige madalama sissetulekuga grupis loobub pühade ostudest 66% vastajatest. 66, see on ligi 70%, 2/3 sellest vaesemast seltskonnast ei saagi jaanipäeva tähistada. Ostavad jälle seda, vanasti osteti silku, ma ei tea, mis praegu ostetakse, mis see kõige odavamaks jääb seal. Raguud, supikonti on hea osta. Aga ma väga maitsvad muide. Mina ostan ka helle teeb kogu jäid suppe, et need lihatooted on väga head siin kandis. Karnitooted ja kõik need on ikka vapustavad. Aga pole raha, eks ju. Ja nüüd see uurimus, see on täitsa värske, seal eile üle tuli see välja, siis tähendab need pered, kes uuringu kohaselt ei suuda otsaga kokku tulla ja kellel ei jätku raha isegi normaalseks toitumiseks, loobuvad ka ligi 70% pühadoostudest. Seega tuleb välja uurimus, et meil on veel terve hulk peresid, kelle ei õnnestu igal päeval kõhtu täis süüa. Ametlik statistika valitsuse oma, raadiod lugesid ette. Ja siis tuli seal veel lisaks, oli see arvamus seal juures, et tööl käimine Eestis enam ei suuda tagada väärikat elu. On ka palgavaesus tekkinud. Käid tööl, aga rikkaks ei saa tavalise tööga keegi, nagu me teame juba, see on rahvatarkus, eks ju. Ja siis on niimoodi, et olukord on, nagu ma ütlesin juba, et me oleme siis pankroti kursil ja nüüd eelmisel nädalal kohtusid siis Toompeal, kutsuti kokku erinevate erakondade, kõik need meie poliiterakonnad seal, Isamaad ja Keskerakonnad ja EKRE-d ja 200 ja sotsid ja kõik, et arutame siis, Eesti Pank kutsus nad kokku, et arutame, et kuidas siis riigi asju korda saada. Kujutage ette, Eesti Pank, kes meile kogu aeg varjas informatsiooni, et oleme pankroti kursil, nüüd pöördus siis suures mures ja hädas poliitikute, tulge pääske ära. Selge, et seal mitte midagi välja ei tulnud. Ja asi lõppes sellega, et komisjoni istungil Jürgen Ligi, sinu kaasmaalane siin, eks ju, kellega sa elad siin ühe taeval siin Põlvamaal,
kus ta läheb Värskama, Räpina või Värska, kus ta ma ei ole käinud, aga eile käis Jürgen Ligi Räpina laadal ringi, ostis head ja paremat. Tundus, et teda see palgavaesus vist eriti ei kimbuta. No aga ta ütles, et tuleb ju konserve süüa. Mis ta siis laadal seda ka, et vaestel tanklasse asja ei ole. Ei ole muidugi, no, mis sa sinna tanklasse lähed? No, küll me ise sõidame, eks ju. Ja tema on siis meie majanduse siis no ta on ju eluaeg olnud Riigikogus ja minister, ta on kõik minister, kaitse- ja haridusminister, ma ei tea, mis ta veel on olnud. Ja siis on niimoodi, et tema on siis selle majanduse nii põhja viinud, et Eesti Pank tuleb ja palub Toompel poliitikud ja aidake hädast välja, me oleme pankrotikursil. Ja nüüd ma paneme kohe käima Jürgen Ligi valimisreklaami. Kuulame, millist Eestit ta meile lubas valimisteel. Kõik märgid näitavad, et Eesti majanduse väljavaated on head. Olen Jürgen Ligi, Reformierakonna kandidaat Järva ja Viljandimaal. Uskuge mind, Eesti tugevust, korras majandust ja head mainet maailmas on väga lihtne hävitada. Reformierakond seal juhtuda ei lase. Kõik märgid näitavad, et Eesti majanduse väljavaated on head. Olen Jürgen Ligi, Reformierakonna kandidaat Järva ja Viljandimaal. Uskuge mind, Eesti tugevust, korras majandust ja head mainet maailmas on väga lihtne hävitada. Reformierakond seal juhtuda ei lase. Kõik märgid näitavad, et Eesti majanduse väljavaated on head. Olen Jürgen Ligi, Reformierakonna kandidaat Järva ja Viljandimaal. Uskuge mind, Eesti tugevust, korras majandust ja head mainet maailmas on väga lihtne hävitada. Reformierakond seal juhtuda ei lase. Ja sa kuulsid seda reklaami siis õigel ajal ja jäid kohe uskuma, nii hääletasid Jürgeni poolt. Ei ole ma eluaeg, mina olen hääletanud ainult Keskerakonna poolt ja teen seda nii kaua, kui ma saan, nii kaua, kui saatus lubab. Aga selle ma lihtsalt võtsin, no praegu on ju internet on ju selline, noh, kuidas nüüd öelda, kallis kive täis, võid leida igasugu huvitavaid asju, aga nüüd, kui meil lubaduses oli selline, et Reformierakond ja Jürgen Ligi mitte mingil juhul ei lase meie majandust hävitada, siis nüüd on sel nädalal öeldi, et majandus on pankrotikursil, et tuleb välja, et ta valetas, ta peaks ju minema ära siis ja nii edasi. Aga umbusaldus ka ei läinud läbi ja tema on igavene. Ja kui sa Reformierakonna kurssi vaatad, siis tuleb ikka meelde see kõige suurem juht Kaja Kallas, lugege mu huultelt, eks ju, noh, meenub jälle ja maksud ei tõuse, noh, läks Kaja konflikti eestlastega, Eesti rahvast teda vist enam ei armasta nii väga, sest ta ikka sai väga suure vastuseisu osaliseks ja nüüd on ta konfliktis ka maailmaga. Nüüd on ta konfliktis maailmaga, sel 3 päeva tagasi, mis ta neljapäeval, mille oli, Iisrael ütles, et tema, ma tsiteerin, katkestab suhted Kaja Kallasega. Iisraeli parempoolse valitsuse otsus on seotud ajakirjanduses ilmunud Kaja Kallase väljaütlemistega, kus ta väidetavalt võrdles juudiriiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. See on ametlik ütlemine ja edasi jätkub veel, seetõttu ei jää mulle, seda ütleb Iisraeli välisminister, ei jää mulle kui Iisraeli riigi välisministril muud valikud, kui katkestada igasugune kontakt Kaja Kallasega, kuni ta võtab tagasi verelaimu, mille ta suunas maailma ainsa juudi riigi vastu, mis on ka ainus demokraatia Lähis-Idas, ütles välisminister, Saar on tema nimi. Huvitav on see, et see on üks väheseid asju, millega Kaja Kallas öeldu, kui mina päri olen, mis ta ütles, kui läks iisraelane, siis leili selle peale. Tähendab, mul on sinuga samasugused mõtted, aga küsimus on selles, sa oled diplomaat, sa oled Euroopa Liidu esimene diplomaat, sa lähed riikidega tülli. Hiina ei taha kuula Kaja Kallasest, ta saatis peaaegu ta tagasi, kui ta sinna visiiti tegi, läks oma reegleid kehtestama. USA ei taha ta üldse suhelda, teda ei lastud ju sinna Valge Maja kohtumisruumi sissegi. Öeldi, et ei ole aega temaga rääkida ja ta põrutas lennukiga tagasi Euroopasse. Nii sama tühja korviga, eks ju. Et nüüd ongi küsimus, et kas see selline poliitik on õigustatud, et tema juhib Euroopa Liidu 500 miljonit elanikku, Euroopa Liidu välispoliitikat. Tal pole ei diplomaadi haridust, tal pole ei diplomaadi harjumusi, ta lajatab ju kõigile otse näkku.
maksud ei tõuse, no see räägib ise juba ära kõik, mis ta Eesti rahva vastu tegi. Et siin tuleb välja, et ikkagi vapustavad ebakompetentsed inimesed kamandavad Euroopa Liitu ja muidugi rääkimata meie väikesest Eestist. Kuulame, mida nüüd eurosaadik Jaak Madisson selle kohta ütles Kaja Kallase kohta. Jaak Madisson siis eurosaadik ja räägib Kaja Kallasest natuke. Aga Kaja Kallast veel, täna tuli selline põnev uudis, et Iisraeli välisminister teatas, et lõpetab igasuguse suhtluse Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallasega. Eks see on selline tore, et klassikaline näide taas sellest, kuidas Kaja Kallas suudab endale tekitada ainult vaenlasi ja mitte sõpru. Kuigi esidiplomaadi ülesanne peaks olema just suhete arendamine, nende kindlustamine, parendamine ja kas meile meeldib Iisrael või ei meeldi. Ma arvan, et Eesti kontekstis me vaatamegi seda väga kaugelt. Aga fakt on see, et Iisrael on paratamatult Ameerika Ühendriikide üks põhilisi liitlasi. Ameerika Ühendriigid on meie liitlased NATO-s. Nii et ma arvan, et Eestil ei ole mõistlik võtta väga suuri poose või teha demonstratsioone Iisraeli suhtes, eriti veel võrrelda Lõuna-Aafrika apartheidi režiimiga tänast Iisraeli. Aga igastahes Iisraeli osas ma arvan, et me ei pea neid iga hinnaga kaitsma, aga samas pole ka meil mitte mingit motivatsiooni hakata iga hinnaga vastalduma. Sest meie asi on mõelda, et kas iga samm või väljaütlemine või tegevus, kas see parandab kuidagi Eesti olukorda või pigem kahjustab. Aga Kaja Kallasest muidugi meil vast väga kahju pole ka. Niimoodi siis arvas jälle üks mees Kaja Kallase kohta ja nii arvavad paljud maailma suured riigijuhid ja poliitikategelased ja saadikud. Aga siin tuleb ka küsimus, ütle mulle Meelis, no sa puista hinga nüüd otse eetris raadiokuulajatele. Mis meie maailmas saab? Mis meil homme ülehomme tuleb? Millega lõpeb Ukraina? Millega lõpeb Hormuzi väin? Hormuzi väin võib isegi millegagi lõppeda. Ma saan aru, et seal väike soodumus oleks nagu rahu sõlmimiseks, kui just Iisrael ka sinna taha tuleks, aga Iisrael vist ei taha ikkagi jätta, et Ameerika ja Iraan oleks võib-olla selleks võimelised, aga millega see Ukraina-Venemaa asi lõpeb, seda ma küll ausalt öeldes ei tea, sellepärast et see lõpmatu iga hommikune droonirünnakute raport kaasa arvatud Moskvale, see nüüd küll ei lisa suurt lootusrikkust, et siin lähitulevikus midagi lõppeda võiks. No, selle peale sa ise vist väga murelik olidki siin nädalavahetusel. Ei, tähendab, tõepoolest teeb nagu ütleme, mis mured, me oleme siin Põlvaseks ju rahulikult ja süüa poes on ja hääblisel juhul saab ka järvest veel vett võtta joomiseks ja oleme nagu siin kaistud, kuigi Nursipalu on muidugi märklaud meile. Nursipalu ei ole päris Põlva ka ikkagi. No aga kuule, Aresnik on siis... Nursipalule keegi seda Aresnikut küll nüüd kulutama. No jah, see selleks, aga muide ma tahtsin öelda selle Lähis-Ida kriisi kohta. Täna öösel, mina mitu korda ärkan, siis ma kuulan veel raadiost, mul on internetiraadio, kohutavalt palju raadiojaamu ja kuulan selle, mis siis muutunud on. Seal tuli välja, et nad oli ööpäeva jooksul need läbirääkimised Šveitsis, eks ju, on nad ja siis oli mitu tõrget tekkis ja 2 korda see Iraani delegatsioon marssis välja. Et midagi oli jälle postitanud seal see mitte Reagan, vaid siis see Trump. No see selleks, aga seal mingisugune lootus on, aga nüüd on muidugi täiesti teravad suhted Iisraeli ja Ameerika vahel. Aga Ameerikas Iisraeli juudiriigi esindajad on Ameerikas ju must miljardääre ja miljonääre. Et kuidas see suhted nüüd välja kujunevad, see on väga küsimus suur ja peale selle kuidas saab tulla nüüd mingid rahu läbirääkimised, kui Ameerika läks ja pommitas sodiks linnad ja hävitas 2, ütleme siis seda eliiti või 2 valitsust peaaegu. Terved perekonnad, lapselapsed kaasa arvatud. No kuidas see riik saab veel midagi normaalselt läbi rääkida Ameerikaga, kui teine tuleb sellisel jõupositsioonil. Ja nüüd on mida huvitav asi on veel siia juurde tulnud on see, et nad ütlevad siin erinevatel andmetel 200 miljardit on läinud maksma, mõned ütlevad rohkem on läinud see Iisraeli või see Iisrael ja Palestiina ja Iraan kõik kokku. Et nüüd on esitatakse arve
tule Trumpile ja kui tal nüüd vahevalimistel, mis sügisel tulevad, kui ta seal ebaõnnestub, siis võib juhtuda seda, et ta saab uued kohtuasjad kaela, et sa raiskasid raha ära, aga midagi pole muutunud. Ja muidugi küsimus on sellest, ta räägib kogu aeg, et Trump, et ta tahab seda tuumapommi või tuumarelvastust ära võtta seal sellest Iraani käest. No tegelik põhjus on muidugi nafta ja kütus, see on eks ju kattevari ainult see pomm. Aga see selleks, ühesõnaga me oleme samas kohas tagasi nagu enne Iraani ja Ameerika sõda, aga vahepeal on läinud 200 miljardit inimeste raha ja inimelusid ja nii edasi. Et kuulame selle kohta, mida ütles Mihhail Kõlvart Raadio 7 saates Keskhommik. Muide, 2 kuud tagasi, kuulake nagu tänast uudist. Mihhail Kõlvart, kuulame. No, alustame sellest, et me täna üldse ei tea, mis on maailmas võimalik, mis meid ootab kas nädala pärast või homme. Aga räägime siis tänasest päevast. Mida me täna teame, et relvarahu on kehtestatud ja Hormuzi väin on avatud, vähemalt niimoodi lubatakse. Aga sama seis oli ka enne sõja algust. Hormuzi väin oli ka avatud ja seda ei olnud. Et mis on siis täna? Et relvarahu ja Hormuzi väin on avatud. Ehk siis tegelikult jääb see sama küsimus, aga mida siis taheti nagu saavutada? Mis see päris eesmärk on ja kas see on saavutatav see eesmärk? Kas Iraanis läbirääkimiste käigus tekib uus režiim? Kas läbirääkimiste käigus siis Iraan loobub enda agressiivsest välis- ja sisepoliitikast, et mis siis lõplik eesmärk on. Seda me jätkuvalt ei tea, loodetavasti seda teab lugupeetud president Trump. Nüüd tema puhul muidugi tihti tundub, et see tema käitumine ongi kaootiline ja tema sõnumid ei ole alati tõsiselt võetavad. Aga tuleb aru saada, sõltumata sellest, kas ta otsustab kaootiliselt või mitte, aga kõik see, mida ta teeb, omab tegelikult ka eesmärki. Et see on poliitiline mäng tema stiilis. Ja mõnikord see toob tulemusi, võib-olla mõnikord mitte. No vahepeal praegu tundub, et see tema hirmutamise taktika töötab. Ja miks see töötab? Sellepärast, et maailm usubki, et Trump võib teha mis iganes. Ja ta ongi teinud. Ja ehk siis tegelikult lühemas perspektiivis saab öelda, et töötab. Tema taktika töötab. Aga kuhu see viib nagu pikemas perspektiivis, seda ma arvan praegu keegi ei tea, sealhulgas ka Trump. Et selline segane olukord oli 2 kuud tagasi, on praegu, ma arvan, et see veel jätkub, aga millegagi ta peab ka lõppema. Ja nüüd on uus konflikt on ju Euroopa südames. Poola ja Ukraina on ju tülis. No jällegi uskumatu asi, aga tuletan lihtsalt meelde, siin mõni päev tagasi sel nädalal ju Poola selline rahvusmeelne president Karol Nawrocki teatas, et ta annab tagasi siis võtab ära Ukraina presidentilt Zelenskilt Poola riigi kõrgeima autasu. Ja siis läks muidugi tüli lahti ja Nawrocki tühistas Zelenskile antud valge kotka ordeni, see on kõige kõrgem Poola orden. Ja ta ütles niimoodi, ma tsiteerin, ajalooline tõde ei ole ega saa kunagi olla kauplemise objekt. Andke palun või võtkem selle ordeni staatus ära. Ja Ukraina tippametnikud jälle omakorda teatasid siis laupäeval, et tagastavad Poolalt saadud autasud. Esimene oli siis Zelenski seal midagi hüüdis ja siis tulid riburadapidi, tulid sinna ju juurde Kutšma endine president
siis Jushchenko, endine president, keda taheti mürgitada omal ajal, kes nüüd käib armid näos ringi, ja Poroshenko, mitte Poroshenko. Nad kõik andsid Poola autasud tagasi ja see tüli tuli sellest, et Zelenski andis ühele sõjaväeosale aunimetuse ühe sõjaaegse Ukraina natsliku ja ütleme fašistliku ülestõusu armee, UPA on ta eesti keeles, andis nüüd selle austava nimetuse, selle natsi sõjaväe nimetuse praegusele Ukraina mingisugusele pataljonidele. Ja siis ta tuli Zelenski ja mattis suurte auavalduste saatel ümber Andrei Melniku säilmed, aga Melnik oli massimõrvar seal Ukrainas, tappis inimesi, nii nagu Bandera, külade viisi põletati inimesi ja hävitati ja kaasa arvatud 100 000 poolakad, öeldakse, et kuni 1 miljon, ma ei tea neid numbreid, ei oska öelda, aga ühe sõnaga Zelenski tõstis aud sisse need fašistlikud siis nii terminid kui autasud kui ka isiksused, kes olid Poola riigi suured vaenlased ja Poola rahva sõna otseses mõttes hävitajad, tapjad, põletajad. No ja niimoodi läks see asi siis sassi. No mida nüüd Eesti teeb, ma ei tea, Michal ütles, et tema on igal juhul Ukraina poolel ja ma ei tea, kuidas see asi läheb, aga väga huvitav on kuulata üleüldse, et mis meil nüüd sügisel saab, siin varsti on valimised 8,5 kuu pärast, et mis meil Eestis tuleb seoses sellega, et nüüd Poola ja Ukraina on lõhki, see on väga tõsine küsimus, kes need ära lepitab. Ja nüüd on niimoodi, Poola ütles veel nüüd, et te annate meile ordenid tagasi, Poroshenko ja Jushchenko ja Kutšma, aga andke meile see raha tagasi, mis me teile oleme toetuseks maksnud. Nii et väga tõsine konflikt. Ja nüüd Martin ja Martin Helme oma saates räägime asjast. Eile arutasid, et mis meil üldse lähikuudel tuleb. Et väga huvitav on kuulata, mis meil Eestis tuleb. Kuulame korraks. Reinsalu tegelikult kardab ju kõige rohkem meid. Ta ju kardab kõige rohkem meid. Jah, esiteks seda, et meile hääli võiks kaotada ja teiseks seda, et me siis valitsuses hakkame nõudma, et hakkame nüüd asju tegema. Sest seda ei taha keegi peale meie. Ei no me ütleme ju, paneme kohe rusika laua peale. Need ja need asjad me pöörame kohe tagasi. Need ja need asjad, eelnõud, mis on tehtud niimoodi, et seal on mingisugused miinid sees, need me võtame lahti ja võtame need miinid sealt välja, desaktiveerime need miinid ära. See tööpõld, kogu selle, eesti keeles ütleme välja praegu, kogu selle mahajäetud pasa likvideerimiseks, siin on vaja ikkagi Heraklest, see on Augeose tallide puhastamine. Siin Isamaa moodi mingisuguseid peenhäälestusi teha. No Eesti läheb alla mäge kolinal edasi. Ja aga läheb ka Pevkuri juhtimisel ja kui me tuleme tagasi selle spekulatsiooni juurde, okei, et tuleb valitsuse vahetus. Mina valitsuse vahetust ei usu, sest ma ei usu, et Reinsalu tahab minna ka, samamoodi ta ei taha minna enne valimisi valitsust juhtima, sest et hääli ju Riigikogus millegi tegemiseks ei ole tegelikult. 38 Reformierakondast istuvad seal ju edasi, isegi kui nad on opositsioonis. Versioon on see, Michal lastakse valimisteni edasi olla. Michal kaotab Riigikogus enamuse, sellepärast et juba täna on Riigikogus neid päevi, kui valitsuskoalitsioonil hääled ei tule kokku, 51 häält ei ole. Asjad seisavad komisjonides, asjad võetakse välja suures saalis. Meil on, ma arvan, suve lõpuks vähemusvalitsus, aga see vähemusvalitsus on Michali juhtimisel. Sest mitte keegi ei taha ise minna valitsust juhtima 6 kuud, 7 kuud ennem valimisi, et lõpetada sellega, ütleme, sest et siis kuni valimisteni välja oled peaminister ja rohkem mitte kunagi enam. Sellega on lõpp ja see on ka Michali puhul nii. Reformierakond ei võta teda maha sellepärast, et keegi peab jääma süüdi valimiskaotuse eest ja kui siis valimiskolakas kätte võetakse, saatakse kätte, siis tuleb Pevkur ja ütleb, need olid need vead, need olid tehtud Michali ajal, need olid tehtud Kaja ajal, me keerame nüüd uue lehe, me hakkame nüüd paremaks. Et see võimalus säilib ainult juhul, kui Michal istub oma koha peal lõpuni välja, aga ega sealt mingit tegevust ei tule, mis tõttu ei saa ka tulla mingisugune populaarsuse paranemine. No ma ütleks niimoodi veel ka Reformierakonna kohta, et nad võivad ju pärast valimiskaotust ka mingisuguse kaemuse osaks saada, aga ma ei näe nende hulgast mitte ühtegi jõulist ega karismaatilist liidrit.
Ja tõepoolest, kui me vaatame praegu Eesti sisepoliitikat ja sisepoliitika tegelasi, siis me võime leida võib-olla tõesti paar-kolm, ma ei hakka nüüd nimesi oma sümpaatiaid nimetama, kahjustab mainet neil. Leiame paar-kolm inimest, kes on tõesti võib-olla riigimehe tasemel, aga meil asjatundjaid on ikka äärmiselt vähe, kaasa arvatud ministrid praegu ja praegune valitsus, no sealt on ikka väga raske loota veel mingisuguseidki positiivseid majanduslikke tulemusi. Aga mida teeb rahvas? Vaat selle üle nüüd arutles Margus Lepa Nõmme raadios ja ta südamest rääkis, väga huvitav pikk saade oli tal, ma võtsin ühe lõigu välja ja ta ütleb niimoodi, et rahvas on nii, et rahvas tahab nagu teha, me nüüd teeme, me läheme, uus võim tuleb, aga tegelikult rahva osa on ikkagi selline, et rahvas ma mõtlen, et siin Eesti rahvas eriti, kes on pika orjaajalooga, et mis see rahvas suudab teha, praegu on välja kujunenud selline olukord, et isegi piketid ja meeleavaldused rahvast kokku ei too, sest pettumus on päris suur ja on näha, sa võid teha ju ka suuri neid allkirjade kogumisi, siin tehakse 10 000, aga midagi ei mõju. Et kuulame huvi pärast, kuidas siis seda tulevikku me peaksime korraldama, mida Nõmme raadio saates Lõunatund Nõmme raadios Margus Lepa tuntud heas meisterlikus esituses meile siis rääkis ja paneme nüüd enda peatööle või oma peatööle ja kuulame Margus Lepa filosoofiat ja mõtleme kaasa, kas me jõuame kuhugi järeldusele või ei, ma ei tea seda. Margus Lepa tuleb siis nüüd Kagu raadio eetrisse. Nagu ütlevad klassikud, pohhui ja paha olla, aga me võitleme. Lõputu ootamine, et läheb paremaks. See on parim vahend vastutuse ülekandmiseks kellelegi teisele. Te kuradi kaabakad, aga vaat kui tuleb Jeesus või Mahti või see või teine või kolmas, aga te saate ja minul hakkab hea elada, sest nemad teevad kõik minu eest ära. Ja kuni need tegelased ootavad Godot, lunastajat või muud seukest tegelast, kuni nad on tardunud oma seisundisse, on nad nagu kõikide aegade korralik kuulekas mass. Egas molluskid Piireuse lahes ka muud ei tee, kui nad on. Nad on 1000 aastaid. Nad on. Nad säilitavad oma kuju ja käitumise. Ma ei tea, mida nad teevad. Nagu meiegi, et vaat kui nemad tulevad võimule, küll nad siis meie eest elama hakkavad. Aga milleks sind sitta ennast siis vaja on? Maailma ühiskonnad, mitmed neist igatahes, on lõpmatu ootuse seisundi. See ei loe, kas nad kõnnivad karjas mööda tänavaid, purustavad vitriine ja põletavad autosid või seisavad vaikselt millegi ees. See ei loe. Nad ootavad. Nii nagu need 2 jeekimit, kelle nimed mul meeles ei ole, ootavad Godot, et vaat kui Godot tuleb, Godot ütleb, mis meil tuleb tegema hakata. Kehtib ühtlane ootus, et siis, kui ta tuleb, juhtub ime. See ei tule ju. Hädad on siia tulla veel. Ja kõige imetlusväärsem on siin muidugi massi ettekujutus, et nad teevad midagi, need ei ole isegi asendustegevused, need on tegevuse matkimised. Elu ei parane, ometigi tegemist on meie suurte võitudega. Näe, meie käime kiiresti alla, kõige kiiremini maailmas. Me oleme teistele eeskujuks, davai! Ja me usume, sest meedias ju öeldi, et meie oleme üüber alles ja nii edasi.
Beketi tegelased ka seal muudki vehmerdavad, rääkida, vaidlevad, võtavad mõnikord, ma ei mäleta, kas ise endal või üksteised saapad jalast ära ja panevad jalgad tagasi. No peaaegu, et nagu Võssotski laulus, et natsionajem bjegna misti, alustame paigal jooksuga, võib-olla koguni põlve tõstetega ja kogu maailm imetleb meie saavutusi, nii nagu omal ajal nõuka ajal sai. See oli vist Raimo Aasa nali, et spordijuhi unistus on, et kogu Eesti rahvas ühel ja samal ajal teeks rahvamatka ümber Peipsi järve, Kägar kõnnis ja tagurpidi. Halleluuja! Kes nüüd autorit mäletab, see on tubli. Nii arvas siis filosofeerides Margus Lepa Nõmme raadios, mida ka on siin mitu korda tahetud kinni panna, aga näete, ikkagi heliseb veel eetris ja ikkagi on seda teistmoodi mõtlemise häält Eestis ikka veel kuulda tänu internetile. No meie aga oleme jõudnud nüüd siis jaaniaega ja naudime seda imelist suve, kuigi ma pean ütlema, me ei ole sellest rääkinud. Meelis sa vist ka selle peale pole mõelnud, aga mina selle peale mõtlesin ja vaatasin ja portaalides on selle kohta üksjagu materjali rahvusvahelistes, et see sama jaaniaeg ju 85 aastat tagasi oli ka eestlastele ju saatuslik. Just nimelt täna ööl vastu 22. juunit kell 4 hommikul algas suur Isamaa sõda. See suur Isamaa sõda meil see väljend praegu moes ei ole, aga see suur sõda haaras kaasa ka Eesti mehed ja perekonnad. Kell 4 öösel algas siis see teise maailmasõja ja muide meie Wikipedia ütleb, suur Isamaa sõda nimetab teda ja ütleb, et see oli kõige suurim ja kõige raskem osa teises maailmasõjas üldse. 27 miljonit laipa, 27 miljonit inimelu. Ja kuulame nüüd, oleme korraks ajaloos ja kuulame, see kell 4 hommikul oli siis sõda algas, need olid seal üle Valgevene ja Vene piirisel ja Prestis ja need Saksa väed. Huvitav on see, ma vaatasin ühte dokumentaalsarja siin, seal on kirjutatud, et Venemaa või Nõukogude Liit tol ajal mitte kuidagi ei uskunud, oli ju alla kirjutatud see mitte kallaletungimisleping Venemaa või Nõukogude Liidu ja Hitlerliku Saksamaa vahel, kus oli seal siis ka see lisaprotokoll, mis meile muret on teinud kogu aeg. Ja see töötas niimoodi, et sõda algas siis vastu pühapäev oli tol ajal. Ja ma vaatasin kroonikas, siis pühapäeval jooksis siis Venemaa kinodes ja Nõukogude Liidu kinodes Saksa kuulus film Peeter. Nii et Saksa filmid ja Saksa muusika kõlas Moskva raadios. Niivõrd suur sõprus oli. Ja 7:30 õhtul Molotov Kremlis kutsus välja Saksa suursaadiku Schellenberg oli ta nimi vist kuidagi. Kutsus välja, ütles, et meil on selline tunne, et midagi käärib, et teil on seal palju vägesid piiri ääres. 7:30 õhtul ja saadik ütles, et minul ei ole küll mingeid andmeid, et sõda võiks hakata. Mingeid märke pole. Stalin ei uskunud ka, et sõda algab. Aga ta ütles, et luure võib valetada ja ta lootis, et see rahuleping kestab veel, aga ei kestnud ja hommiku kell 4 oli siis piiri ületamine, algas sõda peale ja hommikul oli Moskva raadios siis ka teade siis rahvale, et sõda on alanud. Ja selle luges ette muidugi see kuulus legendaarne Moskva raadio diktor Juri Levitan, kelle pea eest lubas Hitler, ma ei mäleta, kui palju miljoneid Saksa markasid maksta, kes selle mehe kätte saab ja toob Saksa kohtu ette. Niivõrd häiris see hääl. Kuulame nüüd siis, oleme tagasi ajaloos 25 aastat ja kuulame jaaniaeg, soe suvi, pühapäev, vastu pühapäeva ja siis esmaspäeva hommikul tuleb raadiost järgmine teade. Mõjus ikka küll aga muide, me olime Nõukogude Liidu koosseisus ju, meile algas samamoodi see sõda nagu mujal. Kuulame Juri Levitan ja siis suure Isamaasõja alguse teade Moskva raadios. Ma ütlen veel, mida räägib ka, see on vene keeles. Tekst on umbes selline.
avaldame tähtsa valitsuse teadaande. Täna hommikul kell 4 ilma igasuguse sõja kuulutamiseta Saksa relvastatud jõud ründasid Nõukogude Liidu piire. Algas Nõukogude rahva suur isamaassõda. No ta on pikem, ma võtsin ühe lõigu sealt välja. Kuulame siis Juri Levitan ja sõja algus. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Naudime siis suve, naudime, et me oleme veel rahuajas ja et jumala pärast ikka seda päris sõda ei tule. 27 miljonit ohvrit oli ja kui palju on juba praegu Ukrainas ohvreid sõdurite hulgas, no ütleme rahuliku elanikkonna hulgas vähem võib-olla. Et oleme siis õnnelikud, et oleme jaanipäeva ootuses ja naudime suve ja teeme seda täna Meelist koos hõimurahvaga soomlastega, kuigi nad tahavad ka atomipommi endale saada, nüüd nad tegid ju avalduse. Aga kuulame koos ja siis meil on seda vähem võib-olla mängitud, aga ikkagi me teame seda laulu. See on see Urjala jaaniöö ja meil esitas seda Toomas Jõesaar kõige paremini. Nii et elame, tantsime, laulame, joome õlut ja tunneme elust rõõmu ja oleme rõõmsad, et me elame ikkagi veel rahu ajal. On jaaniaeg Urjalas ja Põlvas ja Võrus ja Tallinnas ja Meelis radirai, radirallalla, nagu nad laulavad ja õllevõimas läheme pühadele vastu. Umbes selline meelu on selle Soome video peal, kus ta seda laulu laulab. Kallis rahvas, rahu meie hoovi peale ja ilusat suve ja lähenevat jaaniaega. On Urjalas, pole näinud ükski metsjalas, ikka neiud siin on kõige kaunimad, seda ütlema veel peab. Siis kui kätte jälle jõuab jaaniöö, tule ümber rahvas katsub lööb, tule paistel rõõmsalt särab neiu palk, metsa sõitseb sõnajal. Ei jõu ja räni ralla, rõõmsalt teinud pääsnud valla, ei nüüd enam mahti, tarvis kähku vahti. Keda kutsun endaga tantsima. Ei jõu ja räni ralla, rõõmsalt teinud pääsnud valla. Ei nüüd enam mahti, tarvis kähku vahti, keda kutsun endaga tantsima. Kõrgeid kuski kui on Urjalas, pole näinud ükski metsjalas, ikka neiud siin on kõige kaunimad, seda ütlema veel peab. Siis kui kätte jälle jõuab jaaniöö, tule ümber rahvas natsulööb, tule paistel rõõmsalt särab neiu palk, metsa sõitseb sõnajal. Ei jõu ja räni ralla, rõõmsalt teinud pääsnud valla, ei nüüd enam mahti. Keda kutsun endaga tantsima.
keda kutsun endaga tantsima. Ei joone välirini ralla, laulu rõõmad pindud peavad alla. Ei südada mahti, tarvis kähku vahti, keda kutsun endaga tantsima. See on purjala Jaani. Hei! Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.